olen Kristo Raik, discgolfi liiditreener ja koostöös Kia Eestiga toome teieni discgolfi ABC 4. osa, milles räägime eestkäetehnikast. Mida tähendab eestkäsi, kuidas ketast käes hoida, seletan juba siinsamas. Alustame siis kõigepealt gripist ehk siis kuidas hoida ketast käes ja millised on erinevad variatsioonid, kuidas ketast käes hoida. Nüüd, peamine element eestkäe puhul on see, et pannakse oma siis 2 sõrme või siis 1 sõrm siia ketta sisemise ääre peale ja pöial pannakse ketta peale ning 2 siis teise näpuga toetatakse ketas ära. Nüüd, oluline element selle juures on see, et kogu eestkäetehnika baseerub suuresti kehal, aga samas väga palju ketta pöörlemiskiirusest tekitatakse randmest, mis tähendab seda, et enne viset tuleb alati ranne keerata tahapoole välja. Räägin korra variatsioonidest. Millised on erinevad hoiakud, kuidas on võimalik ketast käes hoida? Ei ole olemas õiget ega valet, vaid on olemas see täpselt ketta käes hoidmise metoodika, mis sulle just kõige paremini sobib. Selline grip nimetatakse fan gripiks, kus keskmine sõrm on siis ketta seespool ja nimetissõrm näitab umbes ketta keskosa peale. Lisaks sellele, nagu näidatud, selline grip kutsutakse power gripiks. Selline grip, kus nimetissõrm tuleb samamoodi siia keskmise sõrme ette, nimetatakse samuti power gripiks. Lisaks on võimalik seda ketast visata ühe näpuga, kutsutakse one finger grip ja on võimalik ka visata 3 sõrmega, on nii-öelda 3 finger grip. Ehk siis neid erinevad metoodikad, kuidas ketast käes hoida on palju. Aga lähme tehniliste elementide juurde. Kuidas või mis see eestkäsi siis täpsemalt tähendab? Eestkäsi tähendab seda peamiselt, et võetakse ketas, visatakse ketast käest välja ja ketas hajub paremale poole. Taaskord räägin siin paremakäeliste puhul. Vasakukäelistel on kõik peegelpildis, ehk siis ketas vajub vasakule poole. Kuidas on hea võtta oma tehnilised asendid sisse? Mida tuleks jälgida? Kui sa tead, et korv on suunaga sinna poole, siis ma soovitan teil võtta selline asend, kus te olete kas täiesti küljega või siis keerata ennast natukene diagonaali, aga mitte mingil juhul sirge kehaga. Kõige esimene asi, taaskord, jalgade asetus. Parem jalg on vasaku jalaga enam-vähem ühel joonel. Parem jalg on natukene vasakust jalast eespool, selleks, et taaskord puusa kasutada selleks, et tekitada siis rohkem jõude viskesse, et see ketas lendaks kaugemale. Nüüd, oluline on tuua see käsi siia tahapoole. Juba sellepärast, et kui hakkate juhinduma küünarnukist sissepoole, mis tähendab seda, et alustan puusast ja toon küünarnuki sissepoole, siis siit alates liigub käsi läbi ja lõpus viimane element, mida tehakse, on see, et surutakse näppudega ketta sisemise külje peale. Sellega sa lood kettale jõudu ja sellega sa tekitad kettale pöörlemiskiirust. Nüüd näitan teile, kuidas seda sammudega teha. Sammudega kehtib sarnane põhimõte. Hästi oluline eestkäe puhul on see, et sul oleks viskerütm. Hea viskerütm tagab sulle selle, et su liikumised on sujuvad ja jõudude ülekanded läbi keha on sujuvad. Seega, sujuvad sammud. 1, 2. Selline võiks välja näha baasliikumine. Näitan külevalt. Teeme viske ka. Näitame, kuidas see päriselt siis välja paistab. Sujuvus on kõige alus. Selline nägi välja eestkäetehnika. Kui sa ei ole näinud veel eelmisi osasid, milles me rääkisime tagantkäetehnikast, ketaste terminoloogiast, ketastest ennastest, reeglitest, eetikast ja kõigest muust, siis vaata järgi, mis toimus eelnevatel videodel. Järgmises videos, järgmises osas räägime puttimisest ja vaatame, kuidas see täpsemalt välja näeb.